Kõik mu sõbrad seda juba teavad, nad on saanud selle üle itsitada, aga te olete ka minu sõbrad siin, nii et te peate ka ilmselt siis neid lugusid teadma. Ütlen 4. Klassikalised eestlased peab oma kakalood ka kõik siin ära rääkima, eks ju? Mis sõbrannad? Mul ei ole sõbrannad. On aeg anda teile mõned vastused. Ma arvan, et kui sa oled selle video peale klikanud, siis sa arvad ka, et sellisest videost on juba päris tükk aega möödas. Ma vastan kõigile küsimustele, mis teil on ajapikku tekkinud ja ma võtsin ka Tanni kampa, sest et tundub, et teile väga meeldib teda siin näha. Ja see staar blessis meid oma 10 minutiga. Aeg tükib. Nii et te saite küsida nii minult kui Tannilt küsimusi. Ma arvan, et it's gonna be pretty interesting. Lähme siis kohe teie põletavate küsimuste juurde. Nii, põhimõtteliselt siin on 3 kategooriat. Meil on Luna, meil on meie suhe ja siis on mõned üksikud terviseküsimused. Mida sa oled suhtes? Mis kategooriast me alustame, Tanni? Alustame Lunast. Lunast, okei. Mis pahandusi on koer teinud? Mul tuleb 2 pahandust meelde. Ma lasen Tannil natuke mõelda, sest et... Ma tean, sinu see arvutilaadi. Okei, jah. Esimesel läks arvutilaadi ja see on minu arust see kõige suurem esimene pahandus, mis ta tegi, sest muidu ta ei ole nagu siuke, et ta mingi näriks midagi. Ja teine suur, ja siis 3. ka muidugi, aga teine närimis-accident, mis tal oli see, et ma jätsin kogemata enda pangakaardi siia voodi peale. Ja nüüd ma olen 2 nädalat ilma pangakaardit olnud, sest ta arvas, et ta augustab lihtsalt mu pangakaardi läbi. So that was fun. Aga see pole tegelikult Luna nagu süü. No jah, ilmselgelt ei tohi üldse siukseid asju laiali jätta, aga ta on näidanud meile, et ta ei ole väga selline närija, kes ta siukseid asju näriks. Seda küll, jah. No. Nii et minul tulevad need asjad meelde. No see arvutilaadi ja tuppad on ikka situnud. Klassikalised eestlased peab oma kakalood ka kõik siin ära rääkima, eks ju? Kõik mu sõbrad seda juba teavad, nad on saanud selle üle itsitada, aga te olete ka minu sõbrad siin, nii et te peate ka ilmselt siis neid lugusid teadma. Kui me Luna koju tõime, tegelikult see oli juba päris paar kuud hiljem. Ei, paar kuud, paar nädalat hiljem. Okay, paar nädalat. No me poti treenisime teda, ehk siis ta ei olnud veel tegelikult täielikult õppinud, et ta peab õues käima häda. Ja me olime siis Tanni vanemate juures. Ja sa tead alati, et kui Luna häda ei tee ja nagu õues ja ta järsku kaob kuskil toas ära, siis sa tead, sa juba tead eos. No siis oli see, et ta läheb sitale. Ja nii oligi, Tann läks siis vaatama ja siis Luna seadis end asendisse Tanni vanemate siis suure toa vaiba peal. Ja vaata, tavainimene, minu reaktsioon oleks olnud siis see, et okei, ma lükkan ta nii sinna põranda peale kui võimalik kiiresti, aga Tanni esmareaktsioon mind seal ei olnud, nii et ma nagu esmakordselt ei näinud seda. Tanni esmareaktsioon, kas sa tahad ise rääkida? Ei, räägi. Tanni esmareaktsioon oli panna pihk selle koera tagumiku alla ja sinna tuli üks ilus, suur ilus junn. Junn. Et see oli päris tore. No mõtle seda, et käsi saab pesta. Põrandat saab ka pesta. Kätte palju lihtsam pesta. Ei ole, põrandalt sa tõmbad. Me oleme sellega üle juba vaielnud. Ma ei tea, seal ei ole midagi hullu. Jah, sellised seigad siis meil on hetkel Lunaga kõige eredamalt meeles. Ilmselt neid tuleb veel. Kas tulevikus oma maja või korter? Maja. See on viimased 6 aega selline mõte, mis närib, et mida teha. Et kas juba alustada selle jaoks kogumist? Sest me oleme juba nii vanad. Tegelikult ma arvan, et Tann on harjunud eks ju majas elama, sest et ta on eluaeg majas elanud, aga mina olen eluaeg korteris elanud. Ja ma arvan, et tegelikult see, et kas sa tahad majas või korteris elada, tegelikult tuleb sellest, millised naabrid sul mingis mõttes on olnud, aga minul ei ole mitte kunagi jopanud naabritega. Nagu minu ema juures oli alati allkorrusel mingi väga weird
lärmakas, siuke vastik inimene oli naaber ja meil on täpselt samasuguse kirjeldusega naaber ka praegu. Ja nagu to the point, kus ma üldjuhul nagu kodus ei ole päeval. Ma lähen ükskõik kuhu, et ma ei peaks siin olema, sest et see on lihtsalt naeruväärne, mis meil seal üleval toimub. Nagu ma olen jõudnud järeldusele, et see inimene on erivajadustega, aga noh, ega me ei tea, eks ju. Nii et ma arvan, et kui meil sellist kogemust poleks olnud ja nagu kui meil oleksid normaalsed naabrid, siis tegelikult ei oleks vahet, kas maja või korter. Maja. Ja, noh, minu arvamus on see. Kui kaua oled praeguses suhtes olnud, mitu eelmist suhet on olnud? Kaisa alustab. Jah, minul on kõige nagu... Kõige suurem pagas. Kõige suurem pagas, kõige kogenum inimene üldse siin. Minul on olnud täpselt üks suhe ja see on with this guy. Ja see on juba kestnud siis 9 aastat. 8 aastat. Aga kes see loeb? Jah, kes enam pärast mingi 5. aastat viitsib lugeda. Täpselt. Aga Tann, kuidas sinul selle pagasiga lood? Ütlen puusalt. Ütlen 4. Jätame see numbri lihtsalt. 4. Aga kui sa nüüd ausalt ütled? 4. Aga kui sa nagu 100% ausalt 4. ütled? Okei. Ma ei saa ikka aru, mis tööd sa teed. Turundus something? Põhimõtteliselt turundus something. Ma olen nagu freelancer, sest et enne Covidi algust ma tulin ära enda nii-öelda kõige pikemaajalisest töökohast, kus ma siis tegingi turundust. Ma olin turundusspetsialist. Ja ma tulin sealt ära. Spetsialist. Ja ma tulin ära ja suht halval ajal selles mõttes, et mul on väga siuke, ma ei tea, kas see on nüüd hea selline iseloomuomadus või ei ole, aga ma ei ole see inimene, kes kandideeriks igale poole tööle, sest et ma tahan minna tööle kuhugi, kus mulle meeldib ja kus ma tean, et ma olen pikka aega, mitte et ma mingi paariks kuuks lähen raha koguma. Nii et seni, kuni mulle ei ole nagu siukest võimalust tekkinud, siis ma üldjuhul nagu ei kandideeri, eks ju. Ja kui Covid hakkas, siis ma otsustasingi, et ma hakkan freelanceriks ja ma tegin ettevõtetele sotsiaalmeediaturundust ja ma põhimõtteliselt siis loon content'i, mida postitada ettevõtetel. Mis on, Kaisa, see, mis paneb sind mõtlema, et kuidas ma ikka teda armastan? Ta peseb nõusid. Ma arvan, et me peame kohe sellest ka rääkima, et vabandust, palun. Me peame kohe sellest rääkima, et me väga ei kasuta seda sõna nagu armastama. Ma ei ole kunagi seda sõna kasutanud mitte kellegagi, sest et ma ei tea, see lihtsalt ei tule mu huultelt üle, lihtsalt nii see on. Mida Tann teeb sellist, et ma vaatan, et kuidas mul on väga vedanud selle inimesega, on see, et korjan luuna sitta vaiba pealt. Ei, ma tegelikult arvan hästi ka nagu muid asju. Näiteks see, kuidas ta hoolitseb enda pere ja vanemate ja õe eest ja kuidas ta suhtub nendesse. Seda on alati nagu südant soojendav näha ja see ka, et ükskõik, mida ma talt praktiliselt palun, 99% asjadest, mida ma talt palun, isegi kui need tegelikult on päris utoopilised vahepeal, isegi vahepeal ta ei pruugi osata mind aidata, siis ta ikkagi nagu annab 100%, et mind aidata. See on ka siis, kui ma mõtlen, et nagu täitsa 90%. No okei, 90%. Vahet pole väga suur protsent osast, kus ta üritab mind aidata nii palju, kui ta oskab. Ja siis ma mõtlen ka, et nagu täitsa pekkis, kuidas mul vedanud on. Ja muidugi see, et iga kord, kui ma kuskil väljas käin, siis ta viitsib mulle kell 3 öösel järgi tulla. Ütleme nii, et see list on tegelikult väga pikk, kus ma iga kord mõtlen, et I'm a lucky bitch. Vahelduseks, Tann, sulle küsimus. Millega Tann tegeleb? Wow. Palju teil aega on? Ma ei tea, sinul need staariminutid ju jooksevad praegu. Oota, aga tegelen nagu tööna? Jah. Mina töötan sellises ettevõttes nagu
Hunt Tuuning. Shameless promo. Ja vaadake kõik järgi, mingi Instagrami, pange follow, väga vägev. Ja see tegeleb siis sellega, et ehitab ümber ATV-sid. Lihtne, loogiline. Kuidas tuli idee YouTube'i tegema hakata? See idee tegelikult oli mul väga pikalt ja see tuli, nagu ma ütlesin, sellest töökohast, kus ma töötasin kõige pikemalt, ehk siis ma töötasin videoproduktsioonis, kus ma tegin 2 või 3 praktikat ja ma tegin turundust seal, aga mulle väga meeldis vaadata kogu seda monteerimispoolt ja filmimispoolt, üldse kogu seda ja ma alati tahtsin seda osata ja siis ma hakkasingi ise ka katsetama ja lõpuks minu arust Tann oli see, kes ütles, et aga proovi, nagu mis sul kaotada on, et proovi vähemalt mingi 1 video teha, värki-särki ja ma proovisin ja näete, nüüd ma siin olen. Jäingi tegema, tuli välja, et täitsa sobis. Esimene video, mis sa tegid, see ei läinudki üldse üles ju? Jah, see ei läinud üles jah. See oligi lihtsalt nagu katsetamine. Minu arust ma tegin selle USA's proovisin vlogida. Vot, nii et mul oli nagu see alati mõte, aga lihtsalt alati oligi see, et aega ei olnud või siis motivatsiooni polnud, tegelikult motivatsioon on vale sõna, julgust ei olnud, et teha, sest et ikka nagu sisimas oli mingi siuke kahtlus, et mida mul teile rääkida, mida mul teile jagada, mida ma üldse nagu, kas ma saan üldse teile mingit uut informatsiooni anda, kes üldse vaataks neid videosid, aga näete, siin sa oled, sa vaatad seda, nii et tuleb välja, et kedagi ikka huvitas. Nii et see on sinu märk, kui sa oled ka alati mõelnud, et sa tahad midagi teha, mis sa arvad, et sa ei tea, kas sa oskad, kas sa julged ja nii edasi, siis tee seda. Võta kätte ja tee järelist. Jah. Mis te olete pidanud elus muutma peale koera saabumist teie ellu? Enam ei ole see, et snuusid veel pool tundi. Ja 7:30 sharp, Luuna on ärkvel, vajab pissitamist. Ja siis peab pissitama. Minu arust on see ka, et väga palju peab planeerima, et kus me minna saame ja kuidas me Luunaga teeme, et kas me saame Luuna kaasa võtta või kui ei, siis kes last hoiab. Nagu see on ka alati nagu nüüd mõttes, sest varasemalt me tegelikult võis tulla täiesti eksprompt mõte, et lähme, ma ei tea, kuhugi maale, aga nüüd on nagu see, et okei, kas meil on Luunal asjad, kas me saame võtta Luuna, nii edasi. Nii et see on väga suur. No peab mõtlema nagu ühe nüüd inimese eest. No ühe olendi eest veel. Jah. Pidevalt jälgima, et kas tal on asjad olemas ja siis. Ja nii kui me enda asju maha unustame, siis see on raske. Ja see on ka, et ma ei saa kodus väga hästi trenni teha, sest et ma alati üritan sniikida trenni või teha trenni siis, kui Luuna magab. Aga kohe, kui ma selle koera kõrvalt lahkun, kas või meetri kaugusele, et hakata oma trenni tegema, siis ta tuleb mind terroriseerima. Ja see ei ole siuke armas terroriseerimine, et ta istub mu peale või niimoodi. Ei, full on mingi näksimine ja kõrva ära tõmbamine, nii et... No mäng tema jaoks. Ja mäng, sest et ta arvab, et ma olen pikaliiu, siis ma tahan mängida temaga, aga see on ka natukene raskeks meil läinud. Mida hindad sõbrannade juures? Mulle meeldib, kui mu sõbrannad julgevad mulle öelda, kui midagi on nagu halvasti või midagi on... Kui neile midagi ei meeldi. Kui neile midagi ei meeldi. Mitte niimoodi, et nad peavad kohe mingi inetult ütlema, aga nagu ütlema välja, et kui midagi on nagu pahasti. Ja samuti seda ka sõbrannade juures sükest hoolivust ja nagu tähelepanemist. Tain? Sõbrannad? Mis sõbrannad? Mul ei ole sõbrannad. Oh shit, mida mingi kommentaarides mingi Kaisa on nii bitch. Aga mina ju olen su sõbranna. Kas tegelete enesearenguga, vaimse tervisega? Mul on selline süsteem, et ma loen ühe enesearenguraamatu ja siis ma loen ühe ilukirjandusliku teose. Ja see on mõlemad nagu põhjusega, sest et eneseareng siis ongi nagu ma võtan kas mingi investeerimine või siis selline, ma ei tea, näiteks ongi mingi vaimse tervisega seotud raamat või siis enesearmastusega nii edasi. Ja ilukirjandus sellepärast, et arendada sõnavara, sest et tõesti gümnaasiumis oli mu sõnavara mingi 100 korda parem ja praegu see on läinud allamäge. Nii et see on praegune süsteem olnud ja niimoodi ma olen lugenud ära vist 1, 2, 3, 4 raamatut. Sellest ajast, kui ma nagu selle süsteemi vastu võtsin. Suht nagu iga kuu 1 raamat tuleb ikkagi.
ja vaimse tervisega mina tavaliselt nädalas paar korda mediteerin, kui ma saan üksi olla. Teineteise juures kõige parem omadus. Sina alustad nüüd. Kõige parem omadus Kaisal. Vali oma sõnu targalt nüüd. Ja usaldada on ikka oma omadus. Või see on tegevus peab olema? See ei omadus. Nagu ongi ilus või usaldusväärne või aus või produktiivne või... Aus. Arvad, et see on mu parim omadus või? Ja ausus. Ja siis... Et kui sa tahad midagi, siis sa nagu näed vaeva selle nimel. Sihikindlale. Jah, no näed täpselt. Ma pean hakkama ka Ma raamatuid lihtsalt ise lugema. panen neid sõnu, mis ma tahan, et ta ütleks, panen talle suhu praegu. Ma pean hakkama ka raamatuid lugema. Jah. Ahah, ja sinu parimad omadused või? Või sa ütled veel midagi, on mul veel neid või? Sul on kindlasti veel neid. Sul on neid palju. Nüüd on raske koos sõnadesse panna. No, mõtle seda, ma olen harilik mees, Eesti mees. Ma ei oska selliseid asju öelda. Tanni parimad omadused. Hooliv, töökas ja... Vahepeal see on liiga. Liiga töökas jah, nagu töönarkoman, seal on jällegi fine line. Ja... jah. Ka väga aus Eestimaa poiss on. Kui vanalt hakkasid tervislikule eluviisile rohkem tähelepanu pöörama? Mina tervislikule eluviisile. Mul on tervislik eluviis üldse. No siis, kui Kaisaga koos elama hakkasin, siis oli see, et Kaisa tegi süüa lihtsalt nendest asjadest, mida ta ostis. Mida ta ostis. Või mida nii-öelda, mis sulle sobisid. Jah. Ma tahaks öelda, et ma hakkasin juba tervislikumalt toituma, kui ma olin 7. klassis. Noh, siis ma vähemalt arvasin, et ma ise olen tervislik. Aga tegelikult see, nagu te teate, ilmselt, kes mind on jälginud, te kõik teate minu toitumishäire ajalugu ja seda ma olen ka üritanud väga nagu avalikult selles mõttes rääkida, et hoida ära kellelgi teisel seda tekkimast, aga kui ma realistlikult mõtlen, siis tervislikult ma hakkasin toituma siis, kui ma Tanniga hakkasin koos olema, ehk siis 16-aastaselt, sest siis oli nagu see, kus ma nagu päriselt sain aru, mida üldse tervis tegelikult tähendab. No pluss enne seda oli nagu raske ka, sest et sa sööd ikkagi seda, mis su vanemad teevad süüa ja nagu mis sulle kodus antakse, kui su pere ei ole... No mitte isegi, et on nagu ebatervislikku toitudeks, aga lihtsalt ongi see, et kõigil on ju tööd, asjad. Ja, et siuke lihtne, kiire, makaronid, hakkliha või vorsti või mingi siukse asjaga, et noh, see ei ole ju nagu see ei ole mingis mõttes halb toit, aga see ei ole ka tegelikult see kõige tervislikum mingi balansseeritud toit, eks ju. Nii et selles mõttes jah, kindlasti kui sa nagu välja kolid kodust ja su pere ei ole samade toitumisharjumustega, mis sina, siis ma usun, et on kõvasti lihtsam olla tervislikum. Või siis sa hakkad ise tegema nagu perele ka nagu, mitte see, et nemad tulevad, et peavad tegema, vaid sa ise nii-öelda hakkad siis. Jah. Pluss nii palju on igast materjale ka juba netis, kus sa saad tervislikke retsepte, mis kindlasti aitavad ka nagu. Kus saab ennast harida? Täpselt. Arendada. Kus kohtusid Tanniga? Lasteaias. Ja... Tegelikult ma ei mäleta teda sellest ajast, aga me käisime küll samas lasteaiarühmas mingi 5 aastat. Lasteaias sa käid 5 aastat? Ei, 5 aastaseni, sorry, 3 siis. 3 aastat või? Jah, nagu kõige väiksemad, keskmine ja vanem rühm siis. Jah, me olime koos lasteaias ja fun fact, tema ema oli minu lasteaia kasvataja. Thanks, moms. Aga tegelikult me nii-öelda hakkasime suhtlema siis, kui me olime ka 16. Ja siis me kohtusime nii-öelda seal, kus Tann elab ja kus meie siis lasteaia maja oli, ehk siis Ääsmäel. Kas abiellute varsti? Me oleme olnud 8 aastat koos. Ja pole vaja olnud seda ja miks paberit? sul on vaja vahepeal mingit paberit? Ei olegi. Tegelikult ma ei ole kunagi abielu inimene olnud sellepärast, et minu suuremas nii-öelda peres üldse see abielu väga ei püsi kellelgi. Nii et pluss mu ema on
jurist, mis tähendab seda, et ma olen näinud ka kõiki neid tagamaid ja ma olen kuulnud igast jutte, kui lahutatakse ja kogu seda protsessi ja kui tüütu siin ja blablabla. Ja ma arvan, et kui sa ei tule sellest perest, kus on mingi õnnelik abielu olnud terve aja, siis tegelikult väga suur võimalus on see, et sa tegelikult ise ei taha ka abielluda või siis või siis on teine võimalus, et sa just tahad ja loodad, et sul läheb nagu paremini. Aga mina olen pigem see inimene, kes ei vaja seda abielupaberit ja ma nagu tunnen, et ma ei ole abielu inimene. Et mulle meeldib pigem nagu see kaasaegsem suhtevorm. No see on nii nagu, mis see paber sul annab, ega see annab võib-olla see annab, vaata, kindlustunde. jah, mõnele inimesele annab see kindlustunde, jah. Aga siis sul on suhe juba, mis on nii ebakindel, et sul on vaja paberit selle jaoks. Veel kindla. No jah, on, jah. Mõtled seal? Ja siis kunagi me raudselt sööme enda sõnu. Jah. Ei no, plaanis ei ole abielluda. Jah. Kas sul esineb samuti üle söömist? Kui jah, siis kuidas sellega tegeled või üritad mitte üle süüa? Mingi lugu üle söömisest äkki? Ei, mul tegelikult ei ole, aga ma tunnen, et mul ülesöömine oli probleem rohkem siis, kui ma päriselt maadlesingi enda toitumishäirega. Ja just nagu see algusaeg, kui ma üritasin sellest üle saada, siis oli väga tihti see, et nagu sulle ju räägitakse, et okei, et sa ei tohi midagi piirata, et sa pead kõike nagu sööma, aga siis sul nagu kaob see taju ära, see nagu portsjoni kontroll. Aga praegu ma ütlen ausalt, et vahepeal ikkagi ma söön üle ja see on näiteks mingitel Taini perekonna näiteks mingi kokkutulekutel, sest et see on ebareaalne, kui häid kooke seal tehakse üldse toitu ja siis on väga raske mitte üle süüa. Nagu selles mõttes, et ma ei tee seda niimoodi, et märkamatult, et ma mingi söön, nagu et söön ja siis ma järsku mõtlen, et oota, miks ma nii palju sõin, vaid see on kõik nagu ongi, sa maitsed ühte, maitsed teist ja lõpuks sa lihtsalt jah, maitsed liiga palju. Nii et selles mõttes mul kindlasti ei ole seda ülesöömise probleemi enam, aga nagu vahepeal seda mingitel sünnipäevadel ikka juhtub ja no see on elu. No kui endale teadvustama, et kook tuleb ka veel natuke juba pruumi jätta. Pigem on nagu see, et kui isegi kui ma olen sünnipäevadel üle söönud, siis see, kuidas sa sellele järgnevalt mõtled, minu arust defineerib ära, kas sul on veel probleem või mitte. Kui sa hakkad täiega ennast nagu süüdistama ja mõtled, et nagu täiesti vekkis, ma olen nii rõve, miks ma tegin seda, keelama ennast järgmised päevad ja piirama, vaat siis on probleem, aga tegelikult nüüd on pigem nagu mul see, et kui ma söön, see on nagu no et sulle sõin liiga palju, aga see kuidagi ei mõjuta mu järgmisi päev ega midagi sellist. No see, kui ükskord üle sööd ja siis järgmised, ma ei tea, see juhtub korra 6 või 2 kuu jooksul, siis see korraga ei ole. Sul lihtsalt ebamugav olla. Aga jah, seda pigem ei juhtu enam, seda juhtub väga harva. Sünnipäevade aeg, iga nädalavahetus. Ägised. Jah, nagu portsjoni kontroll vahepeal on ikkagi pretty big issue, sest et ma olen tüdrukil väga suur isu, ütleme niimoodi. Ja kuna ma tegelikult ma ei loegi kaloreid, siis ma söön seni, kuni mul kõht täis on, aga ma vahepeal söön rohkem kui Tanni, et selles mõttes. Ma arvan jah, et seda ülesöömist pigem ei juhtu enam, aga kui juhtub, siis see, kuidas sa edasi mõtled ja kuidas mina seda protsessin edasi, see on nagu see kõige tähtsam osa. Ma loodan, et sa said siit kõik need vastused ja me üritasime nii palju vastata kui võimalik, aga lihtsalt veits staari laeg pressib peale. Nii et me peame tõmbama otsad kokku. Nii et kui sul on veel mingeid küsimusi või kui ma ei vastanud su küsimusele ja sa tunned, et see on väga tähtis ja sa ikkagi tahad sellele vastust saada, siis sa võid selle vabalt mulle jätta kommentaaridesse ja ma üritan teile siis sinna vastata. Ja. Nii et ma loodan, et sul oli seda huvitav vaadata ja kui ei olnud huvitav vaadata, siis jokes on you, sa oled lõpuni jõudnud. Jah, nii et ma loodan, sul tuleb ülihea päev või sul on olnud ülihea päev, nagu alati. Ja mina näen teid juba järgmises videos ja Tainn ilmselt mitte. Nii et öelge head aega. Here's what I like. Laying on the beach with sunlight in my eyes. Laughing with my friends under the sky.